distantsist. Raundi pikkus on 3 minutit. Matš toimub amatöörreeglite järgi kehakaalus 61,2 kilogrammi. Teie ees on Viktor Kilofly Ukrainast ja Eesti võitleja Silver Tagu. Matši vahekohtunik on Ergo Reinvald. Atmosfäär. No nii, on alanud meie matš ja Silver siin esialgu otsib oma võimalusi. Viktoril on näha, kuidas on see käsi vinnas. Oi, ja frontkick käis siin lõuas vist ära, tundub. Viktor tuleb ilusti, pressib peale, hoiab distantsi. Silver teeb neid esimesi low kikke väga hästi praegu, et kehtestada distantsi ja natuke segada Viktori rütmi, seda pressi. Silverilt ilus sisse-välja liikumine. Oi, väga ilus. Madalale löök oli see. Hästi siin enne ka vasaklaagiga tabas. Nüüd läheb maadlema, aga suutis Silver püsti ka ennast kehtestada juba mingil määral. Peaasend on Silveril väga hea, väga ilusti surub. Ja kuidas ta liikus ka Viktori pingega oli ideaalne, et küljed küljele. Hästi nüüd valimise jala konksuga saab matši maha. Võttis selle ära. Suur viga Viktori poolt. Peaaegu oleks kaotanud ja juba on käsi vist. Kas on käsi lõua all ka? Kägistust ta siin otsib. Ja käsi on lõua all, aga käed ei ole kokku. Haare ei ole ilusti koos. Haardes oli viga. Käsi oli küll lõua all, küll teist kätt Viktor kontrollis väga hästi. Nii. Silver... Nüüd ta pani selle kolmnurga peale, mis hoiab veel kõvemini teda seljas. Nurk tahab, et ta oleks nii-öelda peal seal, et ei veeriks maha. Nurk on natukene siuke külje peal veel, see ei ole optimaalne, et on võimalik teda maha raputada. Viktor üritabki raputada praegu. Jah, nii on. Aha, väga hea mäng Viktori poolt kontrollis. Nüüd ta kontrollib seda alumist jalga ka veel peale kätt. Et Silver kukuks sealt maha. Ja nüüd on juba hakkamas vaikselt siin Kilofly vastu keerama. Korraks sai peakontrolli. Hästi, nüüd sai uuesti Silver selja peaaegu kätte. Käe ilusti kontrolli alla ka. Viktor on kohe peal, jep. Ja nüüd ongi... See käekontroll, mis on tal seal üleval, see natukene aitab, aga okei. Nüüd oleme siis suletud kaitsesse jõudnud. Väga hea asend Viktorile. Ütleme, MMA-s eriti... see pealpositsioon on väga oluline, kuigi lukumaadluses praegu ütleks, et Silveril on parem positsioon, aga kui löögid tulevad mängu, kus sa saad gravitatsiooni kasutada, et oma löökidele rohkem tämmi teha, siis see pealolek on MMA-s alati, seal on isegi mingid protsendid välja toodud, et 80% vist võidad pealt, on ju. Kuigi Silver liigub hästi, kontrollib käsi, otsib kolmnurk kägistust praegu. Lööb jalgu üles, et ohustada Viktorit väga ilusti. Siin on mingi käeluku. Siin on mingi käeluku. Ja, aga aega on üsna vähe. Käeluku jaoks ei ole palju aega vaja, aga siiski. Viktor pani ilusa pinge peale. Et seda kätt sirgeks ei saa. Mida Silver siis lõpus tegi, ta otsis selle sirget käelukku, milleks on vaja natukene distantsi. Et Viktor tegi sellist, inglise keeles on selline stack. Sekundandid võtavad mõlemad asja siin praegu üsna rahulikult. Esimene raund oli suht võrdne, ma ei tea, kummale sina seda hindaksid. Silver kontrollis maadluspositsioone enamus ajast. Lõpetas ta all ja sealt sai Viktor lüüa ka, aga jah, nii ja naa. Tal oli selg vahepeal, et see on ikkagi oluliselt parem positsioon ja oli ka just kägistusrünnak, et ma arvan, et Silver esimese raundi võis võita. Mulle väga meeldis Silveri liikumine, et kui Viktor tuli selle tuima pingega peale, need väiksed low kickid, liikudes mõlemale küljele, et ta ei satu nurka kunagi. Jah, kohe kui tuli siuke kõvem surve nii-öelda peale, siis ta ikkagi vajutas sinna ära ka. Ja see, kuidas ta vahetas selle positsiooni vastu puuri ära, oli väga hea liikumine, väga hea clinchi liikumine oli just.
Invicta peatreener Henri Hiiemäe siis palus Silveri mängida esimese mäega, mida tõesti oleks vaja. Esimese käega, vabandust. Et see jab on vaja kätte saada natukene. Jah, seda küll, et esimeses ka need paremad tabamused tulid just üsna kopsikune oli see jalapuude seal tundub. Praegu Silver natuke juba seisab keskel, mis annab võimaluse Viktorile natuke laamendada. Siuke optimistlik ülega haak sealt. Viktor peaks natuke nurka ära lõikama ja ka ise midagi ette panema. Eriti IMAF-i reeglitega see 3-minutiline round, siin ei ole tegelikult aega raisata. Ei ole, see läheb päris ruttu. See läheb väga ruttu. Siin ka meil on veel 30 sekundit ja siis on pool läinud. Huvitavalt siis, kui hakkab Viktor nii-öelda teravamalt lööma, siis hakkab Silver teda kohe kätte saama ka. Seda ta tundub, et on siin ootamas ja selleks on ta hästi valmis. Sealt võib siiski midagi läbi tulla, aga üldiselt on hästi reageerinud nendele olukordadele just. Viktor tegelikult ka, ta nagu valmistab päris okeilt ette selles mõttes, et ta ikkagi sukeldub juba nii-öelda ennetavalt veidika alla ja liigub seal. Praegu nüüd käed all siin, kutsub Silverit nii-öelda vahetama lööke endaga. Natuke tõesti, aga hea pöördega üritas siin Silverit ja maha viimine tuli kohe otsa. Nii, astus seal jalad ka kinni, nii-öelda üritab seda pealmist asendit siin kontrollida. Silveri otsused klintši olukordades ja maas võitluses, need väiksed millisekundid, mis on väga kriitilised positsiooni saavutamiseks, on tal väga head. Ta tegi enne ka, kui siin läks natuke selleks kaoseks, otsides seda selja kontrolli. Nii, nüüd on saanud Viktor sinna põlve vahele, ehk siis asendi kontroll siin enam nii hea ei ole. Lüüa saab sealt ikkagi, see ei ole selles mõttes probleem. Lihtsalt ütleme nii-öelda püsti saamisele on siin Viktor lähemal ja üritab siin pühkimist ka. Nüüd on Silveril kantsel kinni, aga sai selle kanna välja ja uuesti peale ennast võideldud. Selle pühkimise iseärasus oli see, et võib-olla lukumaaldus oleks see läbi läinud, aga vastu puuri sealt liikuda, kus Silver teda hoiab, on väga raske. Et see pea seal puuri vahel, puuri ja nii-öelda vastase vahe. See, kuidas Silver peaga surub ka veel, et ta pea oleks seal, on väga ilus. Mis? Püsti tõstmine siit. Okei. Minu arust oli piisavalt nagu tegevust, aga fännidel on kindlasti hea meel. Fännidel on kindlasti hea meel. No nüüd Viktor on vaikselt enesekindlust leidmas siin tundub. See maadlus on kindlasti nagu punktidel hea, aga mingil määral ka väsitav ilmselt siin. Ja nüüd viimastel sekunditel õnneks Silverile juhtus selline prohmakas nii-öelda. Ehk siis põhimõtteliselt tõmmas enda üritas heita, aga tõmmas endale pool kaitsesse lihtsalt mehe sülle. Selliste heidete puhul on see eriti riskantne, et niigi nende kinnastega on raske neid haardeid hoida ja ütleme, heited on alati energia mõttes need kõige, et kui see sul välja ei tule, siis see energiakulu on nii suur. Et selles mõttes, et näiteks judo on selles mõttes väga äge taust MM-aks, et seal sa kasutad rohkem hetki ja rohkem selliseid väikseid samme ja väikseid nüansse, et tekitada liikumist. Jah, oleneb, mida sa sealt võtad, aga kui sa võtad neid jalatehnikaid nii-öelda, siis selles mõttes küll. Aga ühe sarnasega ta tegelikult esimese mahaviimise sai ka välimise jalakonksuga. Aga siit nüüd see nii-öelda pöörekas üle rinna, see ei realiseerunud positiivselt, aga hea oli see, et ta tegi seda täpselt raundi lõpus nii-öelda, et ei jäänud pikalt sinna alla. Ehk siis ma arvan, et tegelikult teise raundi ta võib-olla võitis ka, kuigi need on ei tea. Lõpuks on kohtunikud need, kes otsustavad selle asja. Mänguplaani puhult on Silveril praegu selgelt näha. Liigu, pane lööke vahele, otsi mahaviimist. Viktori puhul ma tahaks ka näha mingisugust mis see plaan nüüd on. Et raundide vahel ma loodan, et ta nurka annab talle ikkagi mingisuguse plaani. Oi, päris raske tabamus siin. Siin oli päris hea, jah. Hästi. Viktor otsib seda vasakut haaki. Mingis naljaga ta siin leidis ka selle korra. Ei, 2 korda väga ilus parem sirga. Viktoril see püstivõitlus tundub olevat natuke teravam, sellistes kaootilistes olukordades paremaid valikuid. Jah, ta on siuke veits nagu konkreetsem ka, et selline tookoni konkreetsus. Jah, siin natukene tehnika korraks hetkeks laperdas, aga üldiselt on ta ikkagi terav. Aga Silver on suutnud hästi distantsi tunnetusega kaitsta ennast siin ka. Nüüd Viktor peaks teda siin hoidma, mitte taganema.
ta oleks pidanud Silverit hoidma vastu puuri tegelikult. Oi, väga ilus vasakaag Viktorilt. Silver maha viimine Silverit. No, see on nagu, ma arvan, see, mis lõpuks hakkab siin seda vahet tegema nii-öelda punktide mõttes. Ja praegu oli täpselt see olukord. Kohe, kui Viktori selg puudutas maad, tegelikult seal oli tal pool sekundit aega teha mingi otsus ja Silver tegi kohe selle, läks kohe külg... No jah, siit võiks praegu, võiks ka mõelda üle pealiikumisele, et on natuke siin jälle asendi kontrollimisega veidike hädas. Hästi siit nüüd suudab alumise käe ära siduda ja lööb siin päris korralikult pealt. Alumine käsi on jätkuvalt seal ära seotud, aga eks seda ei ole ka nii raske või nii lihtne kontrollida tingimata, aga tänu sellele ikkagi saab siin vasakuga natuke vabamalt töötada. Viimasest raundist ka pool veel jäänud. No, vahekohtunik Ergo Reinvald jälgib siin hoolikalt seda asja. Silver võiks natukene veel proovida lüüa nii-öelda, et seda asendit ka säilitada. Ja siin on selga ära võtmas. Üks konks on sees, teine ka. Päris hästi siin. Nii, ja ikka natuke alla vajumas jah, et võiks säilitada seda pealmist asendit natukene nii-öelda julgemalt. Jälle mõtleb siin kägistuse otsimisele ka. Iseenesest oli seal ruum täitsa olemas. 30 sekundit aega, Haare on koos, aga ei näe, kui hästi vist ei ole lõua all praegu täiesti näo peal ja jääb alla ka. Jäi alla ka, 20 sekundit on siin veel aega. Siin võib-olla löökidega teeme. No Viktori puhul selles mõttes ta peab nüüd väga aktiivne olema, need kehasse löögid ei tee mitte midagi praegu. Mina ütleks, et ta on väga maas. Ja no punktidega on kaotamas, aga nüüd Silver suudab veel pühkida ja lõpetab selle matši pealt ka, mis on talle kindlasti ilmselt punktidega võidule lisaks veel ka väike siuke moraalne võit nii-öelda. Kindlasti. Aga siuke hea mingis mõttes ikkagi tasavägine lahing, et ma ei tea, ma arvan, et tagu, ehk siis Silver tagu siin võtab selle punktidega võidu ära. Aga Viktor oli kogu aeg matšis sees tegelikult. Ei, ma ütleks, et siin oli selline õpetlik nagu matš selles mõttes, et Viktoril kõik asjad olid olemas, ta oli ohtlik. Võib-olla maasvõitlus, maanduselemendid Silveril oli paremini treenitud, aga see kohe, kus tuli minu arust raundide vahel, see adapteerumise vahe, et Silver leidis kohe oma mänguplaani peale. Sest amatöör tihtipeale on niimoodi, et sa tegelikult ei tea oma vastasest väga palju. Aga see, mis su nurk õpib esimese raundi ajal vastasest on väga oluline. Ja ma nägin kohe, et... Ja anname sõna üle Markole. Daamid ja härrad, esimese matši võitis kohtunike ühehäälse otsusega Silver Tagu! No, kohtunikud nägid meiega asja ühtemoodi.